Nii et ma palun nüüd siis teie ette oma hea kolleegi Aivar Salt, kes teeb siis ülevaate sellest uuringust, mida nad koos Tallinna Tehnikaülikooliga on teinud. No nii, tervist. Aivar Salt olen mina ja täna siis lähemalt pool tundi tutvustaksin teile ühte uuringut, millega me kohe koostöös Tehnikaülikooliga oleme ühele poole saamas. Üsna pikk ja lohisev see pealkiri, kuigi sisu ja tuuma siin omajagu on. Võib-olla nii palju sissejuhatuseks, et teema iseenesest, ehk siis parameetrised tootekataloogid on tegelikult juba paari aasta vanune initsiatiiv, mida me siin üsna väikeses, aga entusiastlikus ringis arendasime ja ütleme siis nii, et ettevõtted, kes täna juba siin 3-4 aastat tagasi BIM-temaatikaga tegelesid, siin 3-4 aastat tagasi me nimetasime ühiselt, et võiks alustada pihta sellest, et loome kõigepealt tootekataloogid, parameetrised tootekataloogid, millest edasi me siis projekteerime ja nii edasi ja nii edasi. Aga et toonased arendused jäid tegelikult rohkem juttudeks, siis nüüd on hea meil öelda, et nüüd on tõesti selline uuring meil käimas ja siin ka kohe lõppemas, nii et teeksin teile siis sellise lühi kokkuvõtte sellest, küsin selle kohta, selle slaidi vaha, töötab küll. Tundub, et mu näpud on lihtsalt nõrgavõitu. Et ma siis teeksin teile uuringu tutvustuse, räägiksin teile minu nägemusest siis tänastest tõsistest vallutamata tippudest, milleni me ei ole kogu BIM-temaatikaga veel jõudnud ja siis suurusjärk pool sellest minu jutust ma siis räägingi siis tänasest, raportist, mida ettevõtted, sellised entusiastlikumad ja aktiivsemad ettevõtted, mis seisus on ja kuidas nad üldse kogu seda BIM-temaatikat näevad, seal hulgas ka kogu seda tootekataloogide poolt. Nii et siis veel kord võib-olla ette, kes ei ole valdkonnaga väga kursis, et tootekataloogide all ma siis mõtlen, kes kasutab mis programmi, kas siis Family'd või siis, ütleme tegelikult vanas AutoCAD-i mõistes on lausa plokid, siis ma nüüd pean hooga natuke maha võtma. Hästi, nii et siis seda me mõistame ennekõike tootekataloogide all. Nii et siis tellijaks meie jaoks on täna Majandus-Kommunikatsiooniministeerium ja eesmärk oleks meil siis välja töötada ennekõike juhendmaterjal, mis kirjeldab tootekataloogide loomise kontseptsiooni alates organisatoorsest poolest kuni ka siis tegelikult minimaalse andmekoosseisuni üldse välja. Ja olen öelnud siin sellistest suurtest tähtedest ka tegelikult, et tahaksimegi jõuda siis kõrvadeni, mis kuulevad ja saavad ka aru vajadusest. Eks tegelikult neid osapooli on suhteliselt palju ja just nimelt, et ega meil nagu pikas plaanis ikkagi eesmärk on üks, et kõik täna osalevad osalised siis protsessis, oleksid ühtemoodi informeeritud ja omaksid ühesugused arusaamise tervikuna BIM-protsessist. Ja partneritena siis uuringus oleme nii Tehnikaülikool kui ka Tehnikakõrgkool. Ja loodame, et siis selle kuu lõpuks oleme kokkuvõtted teinud ja selle uuringu tervikuna ka kokku kirjutanud. Nii et uurimustöös me oleme tegelikult vaadelnud parimaid praktikaid, nii palju, mis siis meie ümber täna paistab, muust ilmast siis ennekõike, siis samuti ka üritame defineerida seda, et milline võiks olla siis jätkusuutlik struktuur sellise tootekatalogi keskkonna hoidmiseks. Ja ütlen kohe siia etteruttavalt ära, et mitte mingil juhul ei ole meie eesmärgiks täna hakata leiutama jalgratast, vaid kui võimalused olemas ja teiste jalgrattad ülekantud tähenduses meile sobivad, siis ikkagi pigem kasutame neid, ehk siis, et kui teistes maades on sobivad lahendused olemas, siis miks mitte neid ka meil siin kasutada. Ja kolmandaks kindlasti on siis BIM-elementide minimaalne nõutud andmekoosseis tulenevalt siis täna meie ümber olevast siis seaduse ruumist. Ning meie jaoks selline praktiline küsimus, kuna me ka oleme lubanud teha kolme valikulise toote näidiskataloogid, siis selleks, et seda teha ja
kõikvõimalikke infokadusid vältida nüüd reaalsetele kasutajatele, siis tuvastame ka 3 siis tänases meie ruumis 3 levinumat projekteerimisprogrammi, BIM-programmi. Nii et esimene, teine staadium on meil tänaseks ühel pool, nii et oleme siis ülevaated teinud, samuti oleme ka ettevõtetes käinud, asju vähe arutanud ning et hetkel oleme siis meie viimases staadiumis, kus me siis paneme kokku juhendmaterjale. Ja lõpuks siis tahaks seda läbi rääkida ka erialaliitudega. Nüüd minu nägemus siis BIM-i vallutamata tippudest. Hea on see, et see päev on nii kirju enne mind olnud, nii et ma usun, et see kõik teid kõnetab kenasti, aga kindlasti üks valdkond, mida saab välja tuua selgelt, on mahuarvutused. Ma mõtlen siis mahuarvutused ennekõike siis ehituse eelarvestamise huvides ja loomulikult siin on siis rida detaile, alustame või lõpetame kas või siis sellest, et minu loendis, et eelarvestajalt me tõesti eeldamegi uusi nii teadmisi kui ka oskusi, aga ma usun, et 2 esimesest ettekandest jäi teil kindlasti kõrva see, et tegelikult kogu töövoog muutub oluliselt. Võib-olla see suure ruumi termin on teie jaoks selline võõras lähenemine, aga kui te vaatate seda kontseptsiooni, siis see saab olla täpselt üks võimalus, kuidas me saaksime tööd oluliselt tõhusamalt korraldada ja miks mitte siis hea väljundina jõuda ka kiiremalt meie eesmärkideni. Aga et siis kindlasti üks valdkond oleks ehitusmahtude arvutus, mida julgen väita, et täna peaaegu üldse ei tehta ja eks see ka Roneni ettekandest tuli välja, et selleks, et tänaseid praktikuid veenda, kõige lihtsam ja kindlam meetod oleks teha selliseid tõesti tõsiselt võetavaid võrdlusanalüüse. Selleks, et võtame kõrvale klassikalise meetodi ja paneme sinna kõrvale BIM-i meetodi, just nimelt, et tekiksid sellised korrektsed võrdlused. Nii et siin saab tõesti siis olla ainuke lahendus ja lähenemine see, et kui selliseid asju teha. Üheks vallutamata tipuks loomulikult me räägime ka ehitusvaldkonnast, ehitus ütleme siis staadiumis tervikuna, kus siis täna me ei saa tuua väga selliseid värvikaid ja edulugusid, aga ka eelnevatest tänastest ettekannetest usun, et jäi teil kõrva, et see 2 korda ehitamine, justkui 2 korda ehitamine, 1 kord ehitan siis päriselt füüsilistest objektidest, aga esimest korda siis ehitusettevõte, miks mitte, ehitabki maja virtuaalselt valmis, ehk siis räägime virtuaalsest ehitatavuse kontrollist. Ja loomulikult see eeldab nüüd teistsugust lähenemist sellele, kuidas projekteeritakse. Ma ei räägi siin kardinaalsetest kannapööretest, aga kindlasti tekib seal hoopis loogikad ka projektlahendusse, mis arvestavad veelgi rohkem ehitust ja ehituse järjekorda. Ja siin all on mõned slaidid, hea meel on öelda, et siin all olevad slaidid on tõesti reaalsetest projektidest pärit, mis on tehtud ja just nimelt eesmärgiga visualiseerida ja samuti siin keskosas on slaidid, kus on siis tehtud ehitatavuse analüüs ja õigemini siin on siis need konfliktide raportid. Igal juhul on selline lähenemine ju soodsam, kui me nüüd ehituse ajal selle kõik avastame ja siis hakkame neid lahendusi korrigeerima. Ja kolmas suur asi, ma usun, millega paljud ettevõtted, kes täna BIM projekteerimisega tegelevad, te juba puutute kokku, küsimus selles, et mis detailideni me siis ikkagi omad mudelid joonistame, kus kohas me ütleme, et nüüd on siis mõistlik piir saavutatud, et mis kruvist alates. Nii et kogu detailsuse pool ja selle selge lahti rääkimine ning ka, ütleme siis tänastesse praktikasse sisse viimine, ehk siis, et kui meil on tänased hoone kavandamise standardid, et siis millises staadiumis mudeliga me oleme saavutanud ühe või teise projektistaadiumi. Ja see on tihedalt tegelikult seoses sellega, et siis milline on meie mudelite detailsuse aste. Täna oleme näinud nii ameeriklasi kui ka inglasi lähedalt enda ees ja neil on ka, kes siis mida kasutab, kellel on
lood ameeriklaste poolt või siis inglastel oli Datadrop näiteks. Nii et temaatikat, millele me ülemäära pole tähelepanu veel pööranud, aga ma arvan, et praktilises tööprotsessis te juba tegelikult põrkate kõige selle otsa, kes puutuvad kokku projekteerimisega. Ja nüüd, kui vaadata seda meid ümbritsevat õigusruumi, et kuidas nüüd kõikvõimalik temaatika seoses parameetriliste tootekataloogidega sellesse võiks mahtuda, siis Euroopa määrusest, määrus oli ta 305, ma lugesin välja sellise hea mõtte, kus öeldi, et kõik võimalikud lahendused, mis on siis kaasaegsemad ja lihtsustavad seda info lugemist tänastest siis ütleme infokandjatelt, siis siin ei ole mitte midagi keelatud, et siis seadusruumis meil ei ole otseseid tõkkeid ees. Ja toon siia lihtsalt ühe näite, kus on üks avatäide ja erinevad võimalikud omadused, mida me täna siis kirjeldame kas siis paberkandjatel, teeme joonisele mingisuguse märkuse, aga võiks öelda niimoodi, et miks mitte, see kõik info on meil juba koheselt selle elemendi küljes. Loomulikult ma nüüd palju võib-olla tsiteerin siin Ronenit ja võtan tema mõtteid üle, aga siin on loomulikult ka ohukoht peidus, et projekteerija teab, et mul on kõik seal ümber valikulised need erinevad näitajad selle avatäite kohta, aga see läheb nüüd platsile, paberil, see info on mudelis olemas, eks, aga paberil seda infot ei ole. Nüüd on küsimus, et kas me peame iga hinna eest püüdma tõesti kõik võimaliku info paberile suruda või hoopis muudame selle info lugemise mudelilt niivõrd lihtsaks ja kättesaadavaks, et kõik võimalikku infot ei olegi üldse vaja kirjeldada. Nii et siin on tegelikult jällegi me räägime võib-olla sellisest lähenemise muutusest. Ma ei tahaks seda nimetada revolutsiooniks, aga esimesel või teisel esinejal oli vist ka üks revolutsiooni esislaid, nii et võib-olla isegi on kohane paralleel, et siin tegelikult tahab päris suurt mõttemaailma ja lähenemise muutust sellele, kuidas me infot käsitleme. Ja ega siin muud, ütleme tänased siis seadusaktid, juhendmaterjalid saavad olla sellele kõigele aluseks ja selle põhjal lihtsalt täita ära siis ütleme lahtrid ja lüngad meie elementide juures ja tulemusena tekibki selline rikas andmeobjekt, kus me saame suhteliselt lihtsa vaevaga üsna põhjaliku ülevaate, millega on meil tegemist. Nüüd võib-olla siis sellest ettevõtete seas läbi viidud küsitlusest. Et eesmärk, mille me püsti panime endale, oli uurida üleüldse, et kas sellist keskkonda oleks vaja, kus on sellised tootekataloogid hoitud. Tahtsime ka teada üldse, et mil määral ja millised tootekataloogid on ettevõtete seas täna kasutusel ja samuti ka seda, et kui nüüd see keskkond eksisteeriks või kuskil juba eksisteerib, et mis on siis see funktsionaalsus, mida me tahame sellest keskkonnast saada. Ettevõtted, kellega me kokku puutusime, me loomulikult olime natuke selles mõttes, metoodika mõttes mitte korrektsed, sest et me valisime ettevõtted, kes täna paistavad ja on paistnud välja BIM-projekteerimisega, kes omavad kogemust, ehk siis, et kui me läheme ettevõttesse sisse ja küsime näiteks ühe või teise spetsiifilise asja kohta, et nad oskaksid meile vastu rääkida ja selle põhjal me ka tegelikult need ettevõtteid vaatasime, kes on silma jäänud. Hea on see, et nii palju, kui meile projektbüroode liit soovitas, sellest hulgast suurusjärk 3/4 ikkagi me saime omad jutud räägitud, nii et see on positiivne märk meie jaoks. Aga puutusime kokku nii projekteerimise, nii infra kui hoonete poolega, samuti järelevalvet teostavate ettevõtetega ja ka ehitajatega, kes siis ehituses põhiliselt aktiivsed. Selline väike tagasivaade, ilmselt suuri üllatusi siin ei ole, et siis täna me räägime ikkagi levinud tarkvaradena ennekõike autodeski toodetes, siis erinevad pakettide suurusega, räägime kindlasti eriosade projekteerijate seas meie ruumis siis MagicCADist, kindlasti on väga suur kasutus täna ka ArchiCADil. Et need on need, kes võib-olla siis esimesed ja kõige enam nimetatud tegelikult olid, ehk siis see on see, mis on tänane praktika meil. Järjekorras tulevad siin ka Tekla BIM-site mudelite vaatamiseks, samuti ka projekteerimiseks Tekla Structures ja
ma ei tahaks, või ütleme, kuni mingi ajani ma ei olnud sugugi veendumusel, et me tohime nimetada ka SketchUp-programmi PIM-programmiks. PIM-programm ta ei ole, aga sisuliselt, ütleme, esimesed etapid, mida tehakse, esimene kiire eskiisimine, tuleb välja, et me räägime väga tõsisest ja laialt kasutusel olevast tööriistast ka meie kultuuriruumis. Nii et me saime endale vihje, et tootekatalogi mudelid peaksid olema ka selles keskkonnas olemas. Et see oli tõesti selline üllatuskoht meie jaoks. Peamised takistused PIM-i juurutamisel, mida siis täna nähakse, ma panin siia nüüd enim arvamusi saanud põhjused ritta, see võiks olla selline peaaegu pingerida ja esimese asjana ilmselt juba omades kogemust ja avastanuna, et ei oska ühte või teist asja või oleme jooksnud natukene vales suunas, siis toodi kindlasti välja koheselt puudulikud juhendmaterjalid või siis üldse olematud juhendmaterjalid. Ja samuti toodi oluliselt välja ka vanu harjumusi, ehk siis harjumuspäraseid töövoogusid, kuidas on harjutud siiamaani tööd tegema, ja see on ka tegelikult oluline takistus selleks, et uut tehnoloogiat kasutusele võtta. Loomulikult kolmas koht, ka mitte vähe oluline, oli siis tehnoloogia maksumus, mis ei olnud tõesti õnneks kohe esimesel kohal, mis esimesena toodi välja. Tellija vähene teadlikkus oli päris mitu korda mainitud ning ka koostööpartnerite valmisolek ja ebapiisav lähteinfo. Et tõesti, et üksipäini keset kõrbe, seda niinimetatud lonely PIM-i tehes me tõenäoliselt seda maksimaalset efekti kunagi ei saavuta. Ja ebapiisava lähteinfo all mõeldi siin näiteks infraprojekteerimises kogu lähtematerjal, mis on meie kasutada, mis heal juhul on 2D joonistel kirjeldatud ja tegelikult üsna levinud on see, et meil ei pruugi üldse infot olla maa sees peituvate kommunikatsioonide kohta, aga õnneks või õnnetuseks saab öelda, et ega takistuseks on see tegelikult ju ka traditsioonilisel projekteerimisel, et ta selles mõttes ei ole kuidagi modelleerimisele ainuomast. Nüüd, ettevõtetes täna kasutatakse tootekataloge ettevalmistatuna ja selline kindel praktika on küll, et kes on ikkagi kauem tegutsenud ettevõtted, nende puhul räägime siis ettevõtte siseselt loodud tootekataloogidest, mis on siis tehtud senise kogemuse põhjal, senise vajaduse põhjal, aga et nüüd eriosade projekteerijad ei näe üldse tegelikult vajadust parameetriliste kataloogide järele, sest näiteks kes on MagicCAD-i kasutajad, sisseehitatud tootekataloogide detailsus, elementide hulk on täiesti piisav, lisaks ka see, et see keskkond tegelikult uueneb. Ja sama kehtib ka Tekla Structuresi kohta, kus siis on taridetailide, ma igaks juhuks vaatasin Tekla kasutaja otsa, et kas ta noogutab pead või vangutab pead, et tegelikult kasutajad olid suhteliselt rahul selle funktsionaalsusega, natuke ta loksutab kätt, et siis ütleme nii, et seal on küll suuremad taridetailide tootjad oma tüüplahendustega on platsis, aga see nimekiri võiks olla pikem, ma saan niimoodi aru. Ja Eestis siis elektriprojekteerijate seas kasutusel olev CAD Planner samuti on sellise suhteliselt hea detailsusega ja üsna levinud toodetega olemas. Ja märksõna, ütleme siis selle grupi küsimuste juures korduvalt jooksis läbi, et jätkuvalt meil on puudu nüüd juhendmaterjalidest, kuidas üleüldse tootekataloog luua, see hõlmab tegelikult nii tehnilist koostamist, kui ka juba eelnevalt räägitud minimaalset andmekoosseisu. Ja nüüd kasutusel olevate tootekataloogide kohta toodi välja selline puudus, et kui on ka loodud üks tootekataloog, mis on näiteks internetist alla laaditud, siis selle puhul on probleem see, et ma tihtipeale näen tükk vaeva, et aru saada, kuidas see kataloog üleüldse töötab. Ja halval juhul võib juhtuda niimoodi tõesti, et kas siis on üldse teisest meeter mõõtühiku ruumisse pärit või siis ka teisest kultuuriruumist, kus näiteks tolerantsid on hoopis muudest mõõtühikutest lähtuvalt üles ehitatud. Parameetrid tootekataloogide puudumine, et kui suur probleem see võiks olla. Kokkuvõtteks saab öelda, et ettevõtted, kes on toimetanud juba enam turul 5 aastat ja pluss, nad ei näe sellest probleemi, sest tõesti on sündinud ettevõtte sisesed tootekataloogid. Noorematel ja alustanud ettevõtetel on see probleemiks ja kindlasti toodi siin juures ära ka see,
et kui nüüd on kasutusel tõesti see tootekataloog ja ma ei kuluta sellele enam tehnilist aega protsessis, siis me võime rääkida kindlasti 10–15%. Äärmused varieerusid siin 5–30-ni, aga 10–15 on see number, millest võib rääkida puhtalt tehnilises mõttes kiiremast tööst. Ainuke asi, mis nüüd on, kas probleeme on või ei ole nende kataloogidega, tegelikult see lõpuks meil selguks siis, kui me anname oma materjalid teostusmudelitena üle oma tellijateni. Seda me muidugi täna ei tea, et kas me siis saame nende mudelitega rahul olla või mitte. Ma olen natukene küll spekulatiivne hetkel, aga ma arvan, et me ei näe ja reeglina projekteerides ei olegi üldse vajadust ja valmistada mudelid selliselt ette, et näiteks puhastusteenuse pakkuja saab teada mitu korda kuus, ta näiteks peab mingit linki poleerima või mitme kuu tagant ma pean näiteks ukse lukku õlitama, eks. Et seda kindlasti suure tõenäosusega sellist infot seal ei ole, aga nii peal, kui meil on mängus näiteks hooldusteenuse pakkujad, siis on kindlasti küsimusmärk see ja just nimelt sellised küsimused, eks. Nüüd siis selline soovunelmate loetelu, mis tegelikult on tulnud puhtalt sellest, millised on tänased toimivad keskkonnad üldse kasutusel. Ja paljud, kelle juures ma käisin, tegelikult ütlesid, et see funktsionaalsus ja kasutusmugavus on kohmakas, pigem seal toodigi heas mõttes välja juba need programmid, kas siis MagicCAD või CAD Planner või siis Tekla, et ma ei pea muretsema näiteks nende mudelite uuendamise pärast. Et need küll toodi positiivsete näidetena välja, aga siin siis toodi selliseid mõtteid näiteks, et kindlasti kasutajad, kes siis, räägime siis projekteerijatest või ehitajatest, et kes siis seda kasutavad, see keskkond võiks olla üldjuhul kas siis tasuta või siis väga minimaalse tasu eest. Ta võiks olla väga erinevatele programmidele, siin kuskil tuleb see loogiline piir tõmmata, lai valik tooteid, mis on sobilikud ning kättesaadavad meie regioonis, mis on kindlasti väga oluline, et me sellest projekteerimisest ei ole kasu, kui me teeme projekti valmis ja seejärel tuleb välja, et me peame tegelikult reaalselt töö tegemise käigus need tooted ringi vahetama selle vastu, mida me siis meie regioonist kätte saame. Kas või ka näiteks konstruktiivsed või ehitustehnilised lahendused, mis on ikkagi meie kultuuriruumis kasutatavad. Ühe asjana päris mitmed koordi toodi välja siis võimalik toodete automaatne parameetrite ning hinnaklassi võrdlus, ehk siis, et ma sisestan geneerilise elemendi, ehk siis selliste üldiste omadustega, füüsikaliste omaduste ja funktsionaalsete omadustega elemendi ja saan kiiresti vaste võimalikest valikutest näiteks meie turus või meie piirkonnas. Et sellist funktsiooni sooviti, nüüd siin möödunud nädalal kohtudes kinnisvara haldajate ja hooldajatega rääkisin läbi ka neid mõtteid, mida olen teada saanud ja siis seda valikut peeti päris heaks, et ma tõesti saan siis kiiresti leida sobiva toote. Keegi lööb mul akna katki või pean mingit ust vahetama, et siis isegi kui näiteks üks toode on tootmisest maas, et siis lihtsalt üldiste omaduste järgi oleks mul suhteliselt lihtne leida uut toodet. Pakuti välja ka sellist võimalust, et juba loodud parameetriste toodete jagamise võimalus, siis masinaheitjate seas tuntud GrabCAD-i keskkonna põhimõttel ning ka oskusteabe jagamise võimalus toodi välja, et kes on asjast huvitatud ja kellel on ka probleeme, et siis saaks seda keskkonda selliselt kasutada. Lisaks on seda sotsiaalset poolt veel täiendavaltki nimetatud tegelikult, et ka siis insenerid, arhitektid rohkem ja tänu sellele keskkonnale siis ka sotsialiseeruksid ja jagaksid oma kogemusi. Ma olen küll sellise oma loendis ja teil üles pannud, aga see lihtsus ja kasutajasõbralikkus tegelikult keskkonnas tervikuna kindlasti võiks olla esimesel kohal ja sellest, nagu sai ka räägitud, pea igal kohtumisel. Ning ka see, et kui nüüd ühte toodet on muudetud keskkonnas, siis selle muutuste ajalugu peaks olema näha. Ehk siis, et teatud aja möödudes ma peaksin nägema, et millised muutused on tehtud ja kas tõesti see on nüüd see sama toode, mis on siis täna keskkonnast saadaval. Nii et ehk siis, et vanemad versioonid, ütleme, võib-olla seal, räägime siis avatäitest, et selle avatäitel on muudetud näiteks kas siis suluse mehhanisme ja täna näiteks võib-olla siis 2 aastat tagasi olnud toodet enam saadaval ei ole, aga et ma suudan need paralleele selliselt ühildada. Nii et ka sellist funktsionaalsust sooviti näha. Ning lisaks oli üks mõte, et kui ma seda keskkonda näiteks tarvitan, et ma saaksin siis, et tekiks siis minu selline profiil,
kus siis ma nimetaksin siis tarbimisharjumus ja arvestades tekivad need levinud elementide puud, toodi paralleel, et võiks olla siis Amazoni keskkonna näitel, kus on siis minu raamatukogu, aga siis minu raamatukogu minu elementidest. Nii et siis seal tuleksid kohe uued ja uuendused nähtavale. Et asja eesmärk oleks selles, et tegelikult puhtprofessionaalina oleks mul lihtsam siis järgnevaid otsinguid läbi viia selles keskkonnas. Nii et selline soovunelmate loend, loomulikult me ei räägi, et nüüd võtame kätte, hakkame arendama täpi pealt sellist asja, mis kõik maailma asjad ära teeb, et riigib mu pesu ja paneb kappi riiulile ka ära, piltlikult öeldes. Aga mõtted kirjas ja pigem nüüd ka erinevate keskkondade uurimisel ja võimalike paralleelide toomisel, siis me püüame selliseid asju silmas pidada. Ja lõpetuseks siis räägime osapoolte võimalikust huvist. Et tegelikult selles protsessis, nii nagu tegelikult ka täna ju, et üks toode jõuaks turgu, enne kõike on asjast ikkagi huvitatud tootja ja sellega tekib tegelikult ju tootjal üks täiendav turunduskanal, et see võiks olla huvi kindlasti tootja jaoks ja loomulikult siis tänaste infokandjate täiendamine ja üks asi, mida ma ei ole küll kordagi täna öelnud, aga siis selle keskkonna kasutamise puhul kindlasti me räägime enne kõike tootja vastutusest, et üks oluline puudus, mis toodi välja ka erinevate keskkondade puhul on see, et ma ei tea, mis on selle toote usaldusväärsus, kes ta tegelikult on loonud, et eesmärk on see, et selle keskkonna toodete kvaliteedist peaks vastutama enne kõike tootja. Ehk siis tehniliselt küll võib-olla on see töö tellitud kellegi käest, aga tootja ütleb oma aksepti, et see toode on täpselt see, mida nad on siis teinud, loonud ja kõige oma toimivusega. Projekteerijale ikkagi me saame rääkida tõhusamast tööst, rohkem rõhku siis tema põhitööle. Ehitajate puhul me rääkisime siis efektiivsemast tarneahelast, kui meil on info on siis parameetriline ja enam masin on töödeldav ning haldaja ja hooldaja jaoks siis selline igipõline probleem ikkagi, et see, mis teostusena tema kätte jõuab, et see oleks siis võimalikult tõene ja kehtiv. Ja omaniku osa ma panin siia alla, ta küll on ju kõige olulisem, sest et tema selle pulli meil tellib ja kinni maksab, aga et ütleme siis lihtsamalt, et ikkagi tekiks veelgi selgem arusaam sellest, et mida on siis teatud hulga raha eest võimalik saada. Kes tahab olla natuke pahatahtlik, võib öelda, et võib-olla alati tellijad see ei huvitagi, eks. Ka see, et need on need paradoksid, millega me võib-olla võitleme, aga sisulise poole pealt ja konstruktiivselt asjale vaadates võiks olla kindlasti see võimalik ja kindel huvi, mis siis tellijal oleks. Nii, siinkohal ma ütlen teile tänan kuulamast, minule eraldatud 30 minutit on sellega läbi saanud ja kui teil küsimusi, ootan neid. Nii, aitäh Aivarsile ja võtaksime kohe siis esimesed küsimused. Ja, nüüd on see uuring tehtud ja minu küsimus on, et millised oleksid konkreetsed sammud või järeldused, mis nendest uuringutest nagu niimoodi laias laastus, et kas on mingi tegevuskava, et kuidas me siit nüüd edasi läheme? Kuna sel uuringul meie panime ka eesmärgis, et lõpuks sünniks selline juhendmaterjal ettevõttele, kes näiteks tahab luua oma tootekatoloogi või on need juba loonud ja tahab neid parendada, et siis see juhendmaterjal on üks konkreetne asi, mis siit hetkel välja tuleb. Et nii nagu ma ütlesin, et meie suur soov oli mõned aastad tagasi juba alustada sellest, et me suudame kirjeldada minimaalsed andmekoosseisud ja sealt edasi liikuda. Et meie jaoks on see väike samm nüüd sellega saab astutud. Nii, mõni küsimus veel, et 1-2 küsimust luban veel ja siis lähme järgmise ettekande juurde. Aga kui neid ei tule? Siis lähme kohe järgmise ettekande juurde. No nii, aga kuna rohkem küsimusi ei ole, et siis järgmisena paluksin lavale Andrus Väärtnõu, kes siis tuleb, räägib meil riigi kinnisvara mõtetest, tegevustest ja ka võib-olla natukene tulevikuplaanidest. Andrus, palun.